Kas Eeva uudist mees? Valmis! Nii, no kes kuulite järgmise? Kaks last olid valmis, ülejäänud ei ole. Proovime uuesti. Kas te olete valmis? Nii, ja 3, 2, 1. Täitsa kokku oli. Praegu läheb karvu. Kellel on näiteks telefon täna kaasas? Muideks, telefonis on ka aku. Jätaks selle meelde. Aku on selline tore asi. Aitab meid iga päev väga hästi. Siukene hea sõber. Kõiksugu asjadega hakkama saada. Aitab meil telefonil funktsioneerida. Sealt meie info otsimised ja suhtlemised kõik tagada. Aga hea sõbraga on see, et temaga peab väga hästi käituma. On ju? Mitte mingil juhul ei tohi teda hooletusse jätta ja veel vähem talle haiget teha. Aku on täpselt samasugune. Ehk talle ei tohi mitte mingil juhul haiget teha. Kõik akud, mis on mingit moodi vigastada saanud, on koheselt ohtlikud. Eriti tuletaks teile meelde elektritõuksid. Kui see tõuksiga on juhtunud väike avariid, on kukkunud kuskil, siis see aku on võib-olla põrutada saanud ja võib endast hakata kujutama ohtu ehk süttida. Sama on ka kõiksugu teiste akudega, ka telefonidega, aga praegu proovime, kas me saame ühte akut selliselt vigastada, et ta meil läheks põlema ja siis me näeme, mismoodi on võimalik aku põlengu puhul seda akut kustutada. Sellega on alati väike risk, kui päästjad üritavad midagi põlema panna. Nimelt tuli natukene on hakanud meid austama ja mitte iga kord see meil hästi ei lähe, aga proovima peab. Jah, palun. Nagu nägite, reageerib tegelikult väga ruttu, saavutab kõrge temperatuuri ja suitsu on päris palju. Nüüd, et seda, ma proovin siit suitsusest eemale minna, sest suits ei ole mitte kunagi tervisele kasulik. Et seda kustutada veega, mis te arvate, kas saab? Saab natukene tule levikut pärssida, aga kahjuks aku kustutust veega tegelikult lõplikult teha ei saa, et lihtsalt vett peale valades. Kõige kindlam on võtta see sama aku ja panna ta veega täidetud anumasse. Seda teeme meiegi ja kindlasti tuleb ta sinna ka rahulikult jätta, sest tegelikult see keemiline protsess, mis seal on toimunud ja mille tagajärjel see tulekahju tekkis, see tegelikult toimib edasi. Me peame ta hoidma vee all, kus hapnik ligi ei saa ja siis saab kindel olla, et ta ei hakka meie kodule ohtu kujutama. Nii, nüüd peaks olema see päästjate poolt turvaliselt asetatud kustutusvanni või ämbrisse ja me jätame ta rahulikult siia. Kodus oma süttinud aku puhul, mida tegema peaks? Kõigepealt tuleb kindlasti helistada 112, kutsuda endale tuletõrje appi ja nüüd võimalused tõepoolest, kui teil on olemas tulekustutustekk või mingid sellised paksemad, tulekindlamad riideesemed, siis nendega proovida tõsta teda kuskile veega täidetud anemusse. Aga samas see kujutab endast natukene ohtu, sest ta on väga tuline, te võite endale haiget teha, et kui on näha, et ta on sellises kohas, kus ta ei süüta ülejäänud hoonet, siis pigem las tulevad päästjad ja lõpetavad selle töö ise ära. Et ärge ise ennast ohku sättige, eks ole? Nii, aga meie katse on siin praegu lõppenud. Aitäh teile ja juba umbes 25 minuti pärast kohtume seal väikese toa juures, kus me proovime ja vaatame, mis saab siis, kui pliidi peal läheb õli põlema. Teeme suure
õli näiteks jah, see on loogiline, et õli on tegelikult meil väga hästi tõevedelik ja samas on teda päris keeruline kustutada. Aga nüüd, kui meil nii-öelda sööb valmis saab, kui kahjuks stsenaarium näeb ette, et juhtub meil õnnetus, et see õli läheb põlema, siis esimeseks me näitame, mida tegema peab. Ja pärast näitame, mida teha kindlasti ei tohi. Nii, ja nii see asi läheb. Kui oled hooletu, tekib tulekaju, võite siit minust natuke sinnapoole minna ja võta tegelikult ka laksuma alust teid püsti tõusta. Oled sinna valmis natuke tahapoole astuda. Praegu kõigepealt näitab teile, kuidas tuleb vältida, kui kotis ja õli põlema läheb. Kõige kindlam ja tõhusam viis. Langeb kotile aeg peale. Sinna ei pea mitte midagi muud panema. Piisab, kui panete selle tiheda kaane peale, et jätate nii. Ei tõsta kaane uuesti korraks üles, sest nii sinna vahele liigub. Hapnikku saab, läheb ta uuesti põlema. Tuli tuleb kinni keerata, et ta rohkem ei kuumutaks seda. Kaan peal hoida, lasta natukene jahtuda ja siis, kui juba julgete võtta sealt koos päeva kindlasti ka kotist kinni, siis võite ta viia kraani pausse ja lasta ümberringi vett, et kindlasti täiesti maha jääb. Aga nüüd, kui ei tundnud meelde, see kõige tõhusam viis, milleks oli kaan peal, eks ju. Ja mina olen elus seda päris sündmusel näinud, kuidas üks härra ei kannatanud ära päästa toodeta, ta köögis oli õli põlema näinud ja otsustas sinna valada vett peale, sest tavaliselt tuleks see tulnud veel, eks ju. Ja kui tundub, et juba on ära kustunud, ikka läks põlema. Mitte midagi rohkem tegema ei pea. Piisab, kui võtate kaane pealt ära ja saab uuesti hapnikku. Õli on nii kuum, et sütti piisab. kolleeg ütles mulle seda ka, et kui on piisavalt teinud hoopis ära kolm ralli, siis võite vastu palada külm õli peale, jahutada õli maha ja kustub jälle ära. Nii, aga nüüd teie, kes te siin natukene püstite, ma soovitan ka püsti tulla. Kaks sammu tahapoole. Sa pead kuulama, mis räägitakse. Heaks juhuks, sest midagi võib. Aga väike kurikord tekitada, siis ta võtab vett, millegi siis proovib kustutada seda õli põlegut seal. Kindlasti rõhustab äriselt jumala eest kodust tehta. Okei, päästa palus teeme veel suurema kaaresi. Teeme veel üks 3 sammu tahapoole. Tule. Mida kaugemal oled, sa parem on. Vaata nüüd, kui vett peale visata õlisse. Nii, ja nüüd te nägite, mis valada vett peale põlevad õli. Juhtub selline olukord, kus vesi läheb väga ruttu sinna õli alla. Mis veega juhtub, kui ta hästi kuumaks ajada? Mis tegema hakkab? Hakkab keema, hakkab aurustama ja see lükkab kõik selle põleva õli sealt kotist välja. Ja see on mööda tööti laiali. Kaotasime oma uhke laelühti, aga see on veel väike kaotus. Tavaliselt on palju suurem õnnetus ja terve köök võib sündida. Kaane ruttu peale, on ju. Aga ma ei teagi, mis see teema on. Või ei ole see tegelikult? Sest meil on üks kuriplaan veel. Me näitame, kui see köögi kustutamisega on
kõik asjad läinud valesti kodusel inimesel ja see köök on nüüd täielikult põlema läinud. Kuidas siis päästjad tulevad appi ja mida nad teha saavad? Ma vahepeal küsin nüüd publiku käest, mis te arvate, kuidas te ise ennast aidata saate, et kodus selliseid õnnetusi vältida? Üks on see kustutusmeetod, mis ma teile enne rääkisin, eks ju, et pange kaam peale, aga teine asi on see, et kui on mingi muu asi põlema läinud, millega on kõige mõistlikum seda asja kustutama hakata? Tulekustutus, õige. Kas teil on kodus tulekustutus? Palun käega märku anda. Oi, väga tublid. Kustuteid on erinevad sordid, on veekustuteid, vesibaasil, on vahkustuteid, on pulberkustuteid, kõik nad on head asjad. Aga kindlasti on ka kodus üks väga hea asi, selline asi nagu tuletekk, millega on võimalik väga paljusid tulekahjusid esimeses staadiumis kiirelt kustutada. Ja nüüd palutakse meil veel julgelt tahapoole astuda. Lähme niimoodi, et täitsa sellest ilusast toredast pusskaevust, mis siin on. Praegu meil selja taga see tore tünn. Lähme sellest natuke tahapoole. Sest ega tuli ei ole nägeasi ja kustutamisel tuleb nii tuitsu, auru, aga või ikka lisata leekne. Tulnud korralik leek, nii et olge saamud ahastust, kui keegi ehmatab kogu sellest leegist. Tulekahju olukorras siis tuli hakkab ruumis sees tarbima kõike, mis põleb, ehk kõik süttivad materjalid saavad kiiresti süttida. Selleks on vaja hapnikku. Hetkel on olukord selline, et meil on üks uks lahti, täiesti lahti, ruum ei ole kinni. Tuli saab aktiivselt kogu aeg õhku juurde, hapniku juurde ja ta saab väga vabalt areneda. Et kui meil kodus on näiteks kombeks hoida toa uksi suletud asendis, siis tegelikult me oleme tahtmatud kaitseta ennast selle eest, et see tuli, mis meil tekkinud on kodus, väga kiiresti saaks areneda. Aga praegusel hetkel meil on kahjuks suur uks ja akent lahti, tuli köögist saab aktiivselt põleda ja ta hakkab koguma jõudu, ehk siis mida soojemaks seal sees läheb, seda paremini hakkavad kõik süttivad materjalid süttima. Nii, ja nüüd vahepeal ma räägin teile natukene ka seda, mis siis on juhtunud, kui te avastasite, et teil kodus tekkis tulekahju. Kõigepealt, mis te teete esimese asjana? 112 helistate häirekeskusesse, täpselt nii. Nüüd väikese statistikana. Statistika on küll väga kuiv asi, aga aitab näiteid tuua. Tavaliselt inimene avastab tulekahju esimese minuti jooksul, kui ta on ise kodus jäänud, kui ta ei maga. Kui te magate, siis selle tarbeks on teil kodus üks suitsuandur, mis annab teile kiiresti teada, et vot nüüd ärka üles ja vaata, mis sul toimub. Aga minuti pealt te avastate tulekahju, valite telefoninumbri 112, teid võetakse kõne vastu häirekeskusest, küsitakse, mis teil juhtus, häirekeskus siin. Selle peale kahjuks kulub tegelikult ka umbes minut. Jätab selle meelde, et neil on juba 2 minutit tegelikult sündmuse algusest möödas, avastamiseks helistamine ja nüüd te seletate häirekeskusesse ära, mis teil juhtus, eks ju. Mida siis ütlema peaks? Mis juhtus, kus juhtus? 2 kõige tähtsamad. Kus juhtus võimalikult täpselt, mis juhtus võimalikult täpselt, kui te teate, et on mingid lisaootusid, tuleb neid ka rääkida, aga need on kõige tähtsam. Kui te olete ära ütlete, et mis juhtus, kus juhtus, siis saab juba Päästeamet teile hakata appi sõitma. Päästjad reageerivad reeglina alates sellest, kui häirekeskus neile on teatanud, et on tulekahju sellel aadressil, siis nad suudavad minutiga nendesse samadesse tööriietesse riietada, autosse hüpata ja sõitma hakata, aga me peame arvestama sellega, et sinna kulub veel 1 minut. Ehk siis algusest on juba 3 minutit möödunud. Ja nüüd tuleb kohale sõita. Kohale sõitmisel on üks selline kuldne reegel. Kiirus on 1 minut kilomeetri peale. Nüüd igaüks teist teab väga hästi, kus kodu asub, uurige järgi, kui kaugele on teie
teist lähim päästekomando ja te saate välja arvutada, kui kaua läheb aega selleks, et abi teieni jõuaks. Mina tean väga hästi, mina elan 7 kilomeetri kaugusel päästekomandost ehk 3 minutit kõige kiirema tegutsemise puhul pluss 7 minutit, siis on see masin alles minul hoovi peal ehk 10 minuti pärast. Aga 10 minutiga tuli väga kiiresti, väga kaugele levida. No jah, aga ikkagi lapsed... Et kui te YouTube'ist otsite, siis võite leida selliseid videosid, mis on toapõlengu videod. Seal on näha, et tegelikult 5 minutina võib tuba olla lausleegis ja kõik, mis seal on, juba põleb. Aga nagu ma rääkisin, 3 minutit kulub juba selle peale, et keegi üldse teie juurde sõitma hakkaks. Seda, jah. Nagu ma selle lapude juures natukene mainisin, et siis tulel on teatav aukartus päästete vastu ja kui me ise tahame tuld teha, siis me see alati ei õnnestu. Tuleb natukene abi kasutada, aga lisadus viib küll sihile. Ehk siis praegu on see olukord, kus me ootame päästjate saabumist. Ja kellelgi kuuma askri julgede tahapoole, te näete seda leeki juba päris kaugelt. Ei pea siin eelmist olema päris kaugelt. Päästjad jõuavad kohale, siis esimese asjana teeb alati meeskonna vanem kiire luure, vaatab ära, mis sündmus on, otsustab, missugune kõige parem tegutsemisviis ja annab meeskonnale vastavad juhised kätte, et mida nüüd tegema peab, kes mida tegema peab ja siis hakkab kustutamine pihta. Maja ja korteri tuleviku puhul reeglina on alati esimene asi see, et kui meil on öeldud, et ruumides võivad olla inimesed või teine variant, et seda ei ole võimalik kindlaks teha või küsida, et kas on või ei ole, siis me alati esimesena tegelikult teostame ruumide läbiotsimise ehk vaatame, et inimesi ei oleks ja alles siis paneme rõhku kustutamisele, sest inimene on alati palju tähtsam kui see maine vara. Maja saab uuesti ehitada, aga inimest tagasi ei saa. Nii, aga kustutamine ise on professionaalide käes lihtne tegevus, nad teavad, mida tegema peab ja ma nüüd vaikselt küsin, mis te arvate, mida nad praegu teevad? Mis need sinised karvid on, mis neil käes on? Need on põhimõtteliselt tõesti termokaamerad, millega on võimalik vaadata läbi pimeduse, läbi suitsu, sellega näeb temperatuuride erinevusi, ehk on võimalik otsida peidetud tulekoldeid ka seina seest, sa näed, kus on kuumem ja siis sa saad teha parema otsuse, missugust kapi peab laati tegema, võib-olla üldse kapi seinast ära võtma, seina lõhkuma, ehk ei ole mõistlik tarbetult hakata lõhkuma kogu seda hoonet või ruumi, tuleb täpselt järgi vaadata, kus see ohukoht on ja sinna reageerida. Ja võite elama tulla. Nii, päästemeeskonna poolt on öeldud, et tulekahju kustutamine on liigunud lõpule. Ruumid on küll ohutud, põhimõtteliselt võiks peremees koju tagasi tulla, aga päris niisama lihtne see asi ka ei ole, sest alati tuleb ära oodata tulekahju uurijad, kes siis tulevad kohale ja vaatavad ise sellega üle ja aitavad kindlaks teha selle tulekahju põhjuse. Tulekahju põhjuse kindlaks tegemine on oluline sellepärast, et tulevikus vältida selliste õnnetuste tekkimist. Kui me ei tea, millest sündmused alguse saavad, siis me ei oska neid ka tulevikus vältida, sellepärast tuleb alati rahulikult lasta kõigil oma töö ära teha, välja selgitada, miks see sündmus toimus, sellele tasub kaasa aidata. Mitte keegi ei tule teid karistama esimese hooga, vaid alati kõige
mis siis juhtus ja mismoodi käituda tulevikus, et seda rohkem ei juhtuks. Jorgiga oleme ehitanud siia läheduse, mis näeb väga tibutorgi välja. Siin üleval on üks väike magistõrge, panen selle põlema. Konkreetne suhteliselt hästi nagu tulemus. Siin on Brigitta käes. Nii. Aga paneme selle Taasi põledki tõrga käest. Nii järgmise täitsa korraliku põle sisse. Laseme selle natuke põleda ja Brigitta viskab selle põle. Põhimõtteliselt on see väga sarnane pulvekusutile, sellele samale sees. Nii. Brigitta viskab selle sisse ja siis umbes 3 sekundi pärast käib üks kõva hoog. Kes pauku kannab, võib anda enda kõrvad kinni. Nii, teise sisse. Ja kohe käib natuke. Täitsa tuli ikka veel põleb, sellest ei piisa. Proovime teise ka lisata natuke, kes sellega suudame selle tule põhimõtteliselt, kui see pall saab 70 kraadi, siis sa lõhkeb, jääb selle leegi maatma. Nii, proovi lihtsalt uuesti. Nüüd te teate, mis see pauk tuleb. Lähegi poolast ka võib-olla kaugeliselt natuke leegist. Tuletusest palju saab kasutada, aga ma ei tea, mina ei teaks häid kohti, kuhu seda panna. Seda kui näete, viskamine peab olema sul ülimalt täpne, tähendab, et see peab enne kuskile paigaldatud olema. See on mõistlikum jah, sest tegelikult on nende tootele kaasas eraldi raam, millega pannakse näiteks seina peale, rohkutuma ruumi, kus on väike, aga rohkutuule inimene võib-olla raamisena sisse minna, kui tuleb tekki, siis ta reageerib tegelikult automaatselt, siis esmased tule maha võtmised ja ilma inimesed ära, kuidas need teemad väljustavad. Nii andke, kes mõttes lähemale, et see ka raamatus ära teeks. Nii, nüüd ta peaks tuleb audetama. Nii, et ta näeb, et sellest nagu on tavaliselt tunned kutsutuni keemiga igal pool häid ja nüüd siis teise korraga tuttub, et enamus sellist kustus ära, kui midagi ei käsi olema vaikselt otsad. Ei päästa neid sellest, et meil võiks olla kodus ka mõni väliskustuti, selles mõttes survega, kas vee-kustuti, vaatepüstuti, kulberkustuti ja iga tuleva korral eelistada häirekeskusesse 112. Ja ma nõustun muidugi, kui sa oled seal ruumis, mida sa ei korra natukene suusele keemikaali, ei ole kõige hea, sellepärast, et tasub olla võimalikult kaugele, sellest tegelikult selle tavalise kulberkustuti samamoodi. Et see keemikali kogus otseselt ohtlik ei ole, aga kui sa selle alla neelad, siis see ei ole su organismile üldse hea. Ta ei ole jah, ja organismile hea ei ole inimese loomulik toitaine, niimoodi, et seda ei tea sööma või alla hingama, et kindlasti on vaja
et kannatanud ei pruugi saada omal jõul autost välja. Ta võib isegi olla elus teadvusel, aga pahatihti ka vigastatud. Ta vist kurdab ja karjub meil siin, aga kätte teda kaasreisijatel ja möödasõitjatel ei õnnestu saada. Tuleb loota päästjate peale, kes siis tulevad ja aitavad kannatanu autost välja. Nii nagu tulekahju olukorraski esimesena teeb kiire ülevaate sellest olukorrast meeskonna vanem, vaatab ära, mis olukord on. Näeb, et kannatanud omal juhul lihtsalt kätte ei saa, tuleb võtta appi tehnilised vahendid. Enne kui autot hakatakse nii-öelda lahti lõhkuma, et kannatanud kätte saada, kannatanud kätte saamisel peab olema alati hästi ettevaatlik, et ei tekiks lisavigastusi. Auto turvatakse ära, talle pannakse tõkiskingad alla, et ta ei vajuks kuskilt valesti läbi, sest kui nüüd poisid otsustavad, et on vaja autot katus maha võtta, et kannatanule turvaliselt kätte saada, siis auto üks peamisi kooshoidjaid on auto katus. Sel juhul võib see auto lihtsalt valesti kokku vajuda ja vigastusi tegema hakata kannatanule, siis tuleb auto korralikult ära tõmmata. See tööriist, mis nüüd siin päästel käes on, selle nimi on levitaja, ehk sellega on võimalik laiendada igasuguseid kragusid, kui teistpidi kasutada teda tõstjana tungrauana. Auto on natukene kõrgemale tõstetakse, pannakse trepi moodi tõkiskingad sinna alla, et auto oleks stabiilne ja ei liiguks paigast ära. Nii, nüüd on auto ilusti üles tõstetud. Ja räägin vahele ka, et tegelikkuses ka kogu aeg keegi, kui kannatanu on teadvusel, siis kannatanu on kogu aeg teada, mis tehakse. Teeme nüüd nii, et natukene läheme tahapoole. Kolm sammukest kõik lähevad kaugemale, sest selleks, et katus lahti lõigata või uksed eest ära lõigata, tuleb autos klaase purustada, sealt võib tulla klaasikilded, nii et oleme natuke kaugemal. Ja praegu on isegi meil teadvusel olev kannatanu, kes teab, mis toimub, ikkagi on ta natuke ärev. Tal tuleb kogu aeg teada anda, mis toimub. Ja üks autoklaas selle inimelu kõrval ei maksa mitte midagi, selle lõhkumine äärmiselt lihtne, aga abi annab palju. Ja nüüd on päästja sees ja informeerib kogu aeg kannatanud toimuvast. Talle pannakse tekk peale. Selgituseks see, et see tekk ei ole peale paneku selles mõttes, et ta soe oleks, kui et temaga ei ole suurt midagi enam muud teha. See on selleks, et kui veed klaase purustatakse või mõni neist peaks kogemata katki minema, siis klaasitillud talle peale ei läheks ja teda ei vigastaks. Et üks päästja jääb siis kannatanuga koos sinna autosse tekivarju ja teised hakkavad siis tegelema kannatanu välja aitamisega.
purustades siis auto juhi klaasi. Need võtavad käega ära. Need võtavad käega ära, et ta ei saaks ja kogu asja kontseptsioon on selline, et me võtame kannatanu ümber, võtame auto ära. Kui on rasked vigastused, siis suhteliselt ära tähtis on saada lisavigastusi juurde tekkimata võtta autost kätte. No näiteks selgrovigastused on kõige tüüpilisemad. Sest ega päästjad tegelikult päris täpselt ei tea, missugust vigastused kannatanul on. Tuleb teda võimalikult vähe liigutada, veel parem kui üldse ei liiguta ja sellepärast tehaksegi niimoodi, et auto võetakse. Need teevad uppe katki. Teevad uppe katki praegu. Tal ei saa. Ja kuna kaasaegsetel autodel on need uksevahed kõik nii saetud, mitte nii nagu Vene Sigulil või Volgal, et pääsuke lendas läbi nii kokku või pannud, et siin on üsna takased need võimalused, siis tehakse teatud riistadega natukene ruumi, et minna ligi siis levitiga tänase päevas nimetatud laiendi. Nad teevad auto lömmi. kontseptsioon on selline, et auto võetakse selle inimese ümbert ära. Inimesel viga ei Ma vahepeal küsin keskkonnavanema käest järgi, kui võimas see levitaja on, millal see jõud on? Võin numbritega eksida, aga äkki on 22 tonni surve jõuga ühes ja teises suunas. Et teeb lahti kõik need asjad, mis meil vaja avada on. Ega väga hea konservi avaja. Miks auto oli siin? Kas auto on täis unilava? Täiskasvanu katsuda, kui rasked need tööriistad on, kui on huvi, millega päästjad hakkama saama. Sellises kuumuses, nagu täna, ja need sündmused on, mõnikord on 3 autot koos, kus tuleb kõigiga tegeleda ja asjad ei käi nii lihtsalt alguses kui tundub. Ja nagu näha, on väike auto punnib ikka kõvasti vastu. Nii, nüüd peaks tulema kiirabi. Tuleb vaatab ära, mis kannatanul viga on. Ütleb, et tal on kindlasti selgrovigastus ja võib-olla vaagnavigastus. Ta tuleb siit kuidagi niimoodi kätte saada, et teda võimalikult vähe liigutada. Jah, te läks seda kannatanud sulle aitab. Ja siin, kui Jaano vahepeal kommenteeris, et see suvel sooja valavusega neid raskeid tööriistu käsitleda ei ole teps mitte kerge, siis ma mainin ära, et tegelikult see varustus on täpselt samasugune praegu seljas, nagu on talvel pakasega. Seega, kui te mõtlesite enne, et võin nüüd sooja olla, siis korrutage see just 2-3-ga. Üks on tähti katki. Lisaks ukse külje. Nii, uks on turvaliselt kätte saada. Vaadata, kuidas oleks võimalik kannatanu saab päris kätte saada. Vajadusel tuleb lõigata katus. Aga seda kõike otsustab juba meeskonnavanem, kas see on vajalik. Et meedikud annavad meile teada, patsiendi seisukord on selline, me ei saa teda sellest väiksest mulgust välja nii-öelda väänata, vaid me peame tegema rohkem ruumi. Kõige kiirem, lihtsam viis on sõiduki katuse eemaldamine.
et see annab meedikutele tööruumi, vajadusel võtame külje eest ära ja kõik siis patsiendi hüvanguks, et teda võimalikult vähe liigutada. Et läheb aega ja siis on autost kabriolett vastanud tänasele ilmale. Ja kuidas on patsiendi tunne? Ma üritan ette kujutama, et see on päris hirmus. On. Nii palju see turvaline tunne on hea tunne tegelikult. Nüüd te näete seda, et kui kaua tegelikult läheb aega kannatama aitamisega õnnetuse olukorras. Et vahepeal, kui olete sattunud mida te helitama seda kaua, siis see ei ole mitte sellepärast, et sa hakkama või ei oska. Pigem on see, et kõik tehakse täie kindlusega, et kannatanule mingisugust lisaohtu ei ole. Seda peabki tegema hästi rahulikult, aeglaselt ja kindla peale. Selleks, et katusturvaliselt maha võtta, tuleb teised ukseklaasid kuulutada. Oota, mina olin ju siin Ja eemaldada käisiklaas. Lapsed on ka siia kaugele natuke, Leon ja Emil, kes Olga. Ja nüüd lõigatakse klaas eest ära kiiremal meetodil, klaasist aega. Ei ole mingisugust. Siis mitte midagi ega mitte kedagi ei helitata auto juures. Ärgustab kaitsuna või auto on niikuinii maha kannata. Saab ise sellega tuli rahvale korda. Süsteemi vahele. Läbi lipsanud. Peab nagu Nii, nüüd võite lõikaja. Lõikajaga lõigatakse läbi kõik aknapostid. Oota, meil ongi taha. ärge nii lähedale minge. Põhimõtteliselt siis suured käed. Ärge väga lähedale minge. Ja vahepeal võivad ka käia siis kaugud võib-olla, sellel võib-olla pole, aga on ju igasugused turvakardinad, küljeomad ja nendel on balloonid ja me küll õpime igapäevaselt, aga seda tehnikat on nii palju, et mõnikord võib ka meelest minna, aga päästjad on inimesed. Vahepeal siis päästjad suhtlevad omavahel, et kui tekib olukord, kus on vaja kannatanuga natuke
tegutseda, jäetakse ülejäänud lõhkumistöö pooleli, tegeletakse kannatanuga, sätitakse tekid korralikult uuesti peale, et vältida ikkagi vigastuste tekkimist ja ohtu kannatanule. Ja nüüd võite aru saada, kui kaua tegelikult läheb ühe inimese kätte saamiseks täiesti amortiseerunud autost. Nii, kohe saavad viimased alad lõigatud. See on natukene oluline moment päästjatel, see tähendab seda, et autol kaob stabiilsus kerel ära ja samas tuleb vaadata, et see katus nüüd vale koha peale ei liiguks. Tuleb ta turvaliselt maha tõsta. Nii, alad on kõik läbi lõigatud, miskit ei tohi takistada. Nüüd nad räägivad omavahel ilusti läbi, et kes kust kinni võtab ja liigutavad katuse eemale. Ja kellelgi on kabrioleti soovi, siis tulge läbi, teeme. Nii, autol on katus eemaldatud. Suveks uus auto sulle või? Just, ma just vaatasin, et sain uue auto. Nüüd on palju rohkem ruumi kannatanuga tegelemiseks. Tuleb läbi arutada, et mismoodi on ta võimalik sealt nüüd kõige turvalisemalt välja võtta, nii et teda võimalikult vähe liigutaks ja väänaks, sest avarii olukorras on tekkinud talle ju vigastus, et me ei tea täpselt, kas selgroog on kannatada saanud ja kui on, siis see ju ei toeta enam tema keha ja kui me seal valesti liigutame, siis me võime mõnda närvi kahjustada ja see on ainult suureks õnnetuseks sellele inimesele endale, et seda me ei tohi teha. Ja tihtilugu võib olla see, et meeskonnakaaslane ütleb teisele, et ole hea, too kühvel, siis see ei ole ajude kokkukorjamiseks, vaid tegemist on kühvelkanderaamiga, mille saab kannatanule panna siis kenasti alla ilma lisavigastusi tekitamata.
peab kasutama kokku lepitud lühikesi nimetusi tööriistadele, et ei peaks hakkama pikalt seletama, et mine soo see ilus suur, kõige raskem punane tööriist sealt. No niimoodi ei ole võimalik. Lihtne. Kühvel, siis kõik teavad, mis asi see kühvel on. Nagu näete, pannakse kenad punased torbikud igasuguste teravate kohtade otsa. Meie nimetame neid A, B ja C piilariteks. See on see, et mitte endale igasugusi tekitada ja kannatada lisavigastusi. Väiksed turvakaitsed peal. Ja samamoodi on ju kiirabitöötajad siin, kes juba aspitavad kannatanu juures. Ka nende turvalisus tähtis ja see kõik need kaitsevad neid töötajaid, kes siin ümberringi tegutsevad teravate asjade eest. Päästjatel on kogu aeg ühed samad riided. See on nüüd siis uus vorm, see on liivakarva. Need on natukene paremad suvel, teine vorm on tumedat värvi, sellest praegu ikka päris mõndale. Nii, aga siin saab natukene vaadata, mida siis lõikaja käib korraga läbi lõikab. Keskpiilari juures turvavöö enda kinnitus, seal on tegelikult mitmed turvatalad, ühed kõige kõvemad osad just nimelt autos ja lõikab ilusti läbi. Jah, ei ole nüüd siukene kiirtöö, aga põhjalik. Nii, minu juures siin ees on see reklaamitud kühvel. Miks ta kühvel on? Kühvel on ta sellepärast, et see kanderaam käib pikku pooleks. Saab võtta 8 eraldi osaks ja ta saab kannatanule alla lükata nagu kühvel ühelt poolt ja teiselt poolt. Niimoodi, et me ei pea üldse kannatanud tegelikult tõstma. Me saame talle selle niimoodi alla lükata nagu kühvel ja sellepärast on tal ka selline nimi. Kannatanule asetatakse hästi ettevaatlikult sellili olekusse autos. Lase lõdvaks. Nii tuleb välja, et me peame ka rooli ära lõikama, sest see jääb tema jalgadele ette. Me ei saa need jalgad piisavalt turvaliselt kätte, siis lõikame ka rooli väiksemaks. Sellega saab teha see Knight Rideri autorooli. Seda olen kunagi ühe korrast ka filmi näinud. Ja, nee, maar ze houden zijn stabiel. Dus ik denk dat ze als ze kunnen, dan doen ze het langzaam. Omdat anders gaan ze er nog meer schade. Nii, no palju rohkem ruumi. Als ze niet weten wat er gebeurt. Teeme nüüd päästetele rooliga siia. On mahus kannatanu välja võtma. Ah ja, dat is het zo. Mitmekesi ühtlaselt üles ja lükatakse selle raamkonna alla.
metallraam, ühtegi korstendust ja pehmendust seal ei ole, sest tegelikult igasugused pehmed osad sellisel juhul, kui on inimene vigastatud või ei tea täpselt, missugused vigastused tal on, need võivad tegelikult hakata hoopis kahju tegema, et esialgu on hea, kui inimene on sellise kõva aluse peal, siis keha hoiab iseennast kõige paremini ja ta ei saa kuhugi läbi vajuda valesti. Poisid, pingutage kõvasti. Het is niet zo goed als dingen zacht zijn. Omdat Nad als je pingutavad nii füüsiliselt kui ka rihmist, mis seda kannatanuid dan ümber. kan het nog meer zwaarder aankomen tijdens. Het is beter als je in een stabiel ondergrond zit. Ja nagu ma ütlesin, kui kena tütarlaps on autos, võtab ka tugevamatel meestel käed värisema. Als er een mooie vrouw in de auto is, dan kan ze Nii, ja kannatanu on turvaliselt autos kätte saadud ja viiakse kiirabi auto juurde. Te võite levitada kannatanule ja soovime talle head kiiret paranemist. Ja pidu läbi. Nii, aga ärge kuhugi veel ära jookske. Paneme sellesse tulekahju, kahtestame seda Cobra süsteemi ja siis pärast seda teeme korralikku. Ja näete, selline päris äge relvamoodi tööriist, kõrgsurvega kustutamine. Ehk siis kui tuletõrje autovoolikutest muidu kasutatakse sellist 10-paarist veesurvet, millega siis tuleb see vesi sealt välja, lendab 10-20 meetrit eemale, kui ta otse Johanna Vangus piustamisena saab päris korraliku sellise veelehniku, siis selle tööriista töörõhk on palju kõrgem ja saab kustutada hästi peenikese uduveega tulekahjusid. Kustutamisel tegelikult üks hea meetod ongi see, kui saab kustutada võimalikult väikeste veepiisakestega seda tulekahju, sest iga veepiis, mis seal üksikuna on väike, omab suurt jahutusfunktsiooni, seob seda temperatuuri ja jahutab keskkonna maha ja selliselt saabki ära kustutada. Muidugi tõrjukate samas natukene seda põlemiseks vajalikku hapnikku eemale. Praegu me läheme siit potist läbi, aga reaalsuses on sellega võimalik minna ka kiviseinast läbi. Ilma, et peaks suurt auku sisse tegema. Nii, siit jällegi ma palun. Olge siinpool ettevaatlikud. Kui tunnete, et midagi teie poole lendab, siis astuge julgelt samm taha. Olen ise mitte saanud midagi väga valusat ei ole, kui näiteks silma läheb, siis ma kujutan ette, et see on väga ebameeldiv. Esimene auto on sees juba. Teevad teise kohta käidatud. Metall on tegelikult õhukene ja väga kiiresti läbistav. Esimese selles, mis te näete, viskab nagu natukene heledat suitsu kõrvale, siis seni ta teeb seda auto sisse ja kui enam siia kõrvale seda veeaugu või veepilve ei tule, siis juba vesi tegelikult seal kapoti all ja teeb oma töö. Päästed on niimoodi alati kahekesisele tööriista juures ja tegelikult ka tavalise vooliku juures, siis tegelikult see veesurve on väga tugev, sellel on veel tugevam. Ehk teine päästja peab esimest turvama, teda paigal hoidma. Kui ta üksisa sellega tööd tegema hakkaks, siis ta võib tasakaalu kaotada ja üldse kukkuda. Ma usun, te olete ju kõik tegelikult vähemalt proovinud kõrgsurve pesuriga pesemist, auto pesemist, siis teate, missugune
surve sealt tegelikult tuleb, annab kinni hoida, kui on selline vähe tugevam tööriist, aga see siin on vähemalt 10 korda võimsam. Ma sain infot, et põleb veel, ehk siis auto kapotialune ei ole teps mitte kerge vastane, kuna seal on õlisid, seal on plastikut ja kõike sellist toredalt jutumärkides põlevat materjali, mis süttib ja seal on väga šopiline, siis ega iga alati ei saa seda tulekollet kiiresti kätte ja suuda, siis peab mitmest kohast proovima. Nii, kontrollitakse uuesti üle. Kõik ilusti kustutatud, võite minna vaatama, mis seal siis toimus, mis tagajärjed on. Samamoodi on võimalik minna ja kustutada. Millise kapoti alt välja? Kapoti alt näeb selline välja. Siin ei paista midagi. Siin, mis selle natuke ära rikkus, on see, et kui tekivad topeltseinad, et siis on keeruline, peab natuke kauem, et lõikaks läbi siis kahest kohast. Sest teise seina juurde juba juga hajub või need raudkuulide teravik hajub ära, et siis... Aga selliselt see töötab. Ja nüüd me katsume siis panna põlema selle mootori alt ja natuke rohkem, et kui ruttu üks auto tegelikult põleb. Et kui teil peaks autoga juhtuma, et ta põlema läheb ja veel te olete tulekustuti ka naabrimehest laenanud ülevaatusel käimiseks, ehk et teil endal pole seda, siis suht suure tõenäosusega tasub võtta oma väärtuslikud asjad autost ja öelda, et oli hea auto. Sellest ei jää mitte midagi. Siis päästjad ei jõua kohale selleks ajaks, kui see auto on maha põlenud. Kapotti ise saab avada, läheb rohkem veel põlema. No mis sa avad, kui sul tulekustutit ei ole, mis sa sinna vaatad? Ma räägin tulekustutit naabrimehe käest. Sellega käisid ülevaatusel. Tavaliselt nii ju tehakse. Et kui ülevaatuse aeg on, siis pagan küll, kurat ei ole. Küsid ju sõbra käest. On sul? Muidugi on. Võta. Sellega nad ka täpselt samamoodi lõhuvad neid autosid. See on näha, et selle kangiga siia vahele ronib. Ilus, nägus, mugav kasutada, aga samas see tähendab tihtipeale ka seda, et seal on väga palju igasugust teismaterjali, komposiitmaterjali, plasti, porolooni, igasugused muud sellised teismaterjalid, mis tegelikult süttivad päris hästi, põlevad päris hästi ja autos selline kombinatsioon tähendab ka seda, et seal sees tekkinud tulekahju areneb väga ruttu ja kahjuks ka põleb väga mürgiste põlemisgaasidega. Nii, ja nii ta põleb. Ja kuna auto tulekahju areneb väga ruttu, siis alati on tegelikult päästjate saabumiseks olukord selline, kus auto sisuga ei ole tegelikult väga palju midagi teha. Päästjate eesmärk kustutamisel, peamine eesmärk on tegelikult sel puhul keskkonnakahjude vältimine, ehk siis seda mürgist suitsu ei tuleks enam nii palju ja et see tulekahju ei saaks minna järgmiste elementide või raadioste või hoonete, mis siin lähedal on. Nagu me näeme, siis tegelikult need tigutorni makett on siin samas vahetus läheduses ja ma ütleks, et otseses ohus.
kui siin keegi küsib, et no kui see nüüd nii ruttu põlema läheb ja selliselt põleb, et mul on ju see auto kustuti siin autos, siis lihtsalt kommentaarini siia kõrvale, et jah, see on kohustuslik, ta peab seal autos olema ja ta ei ole seal tegelikult ilma asjata. Kuigi see väike kustuti tõesti sellises staadiumis tulega ei ole võimeline ära kustutama. Aga auto kustuti on nüüd täpselt selleks hetkeks, kui te olete autoga sõitmas ja avastate, et oi, suitsu tuleb täiesti valest kohast, just äsja praegu samas läheb ta põlema, siis teda kasutades on võimalik oma autot päästa. Ja selleks ta ongi mõeldud. Esmane kiire reageerimine. Selleks, et teda saaks korralikult kasutada, ta peab olema teil hea koha peal, mitte kuskil tagavararatta tagakottide sees, niimoodi, et kuidagi teda üles ei leia, veel vähem kätte saate. Kiiresti kättesaadavas kohas ta peab olema kontrollitud, töökorras ja siis on võimalik oma auto päästa. Kui ta avastab, vot nüüd praegu palju sõit. Aga kui ta juba nii suureks on see leid läinud nagu sellel autol, siis ei ole mitte midagi muud teha, kui tuleb päästa appuuska. Nagu näete, veed küll midagi näha ei ole, suitsu ka näha ei ole, aga poisid ikkagi loputavad seda veega päris palju. See on tegelikult sellepärast, et täpselt nii nagu seal kapoti all on igasuguseid nurgataguseid ja sütivaid materjali on palju, siis täpselt samamoodi on salongis. See tuli võib olla kuskil juba konstruktsioonide sees, kuskil varjus. Esimene kustutamine seda ära ei kustutanud, aga samas ta ongi vaikselt hiilib seal ja ta võib uuesti süttida ja sellepärast kastetakse auto igalt poolt märjaks ära, et kindla peale maha jahutada kõik kuumad osad. Nii, aga meeskonnavanema näoilmete järgi otsustades saab ütelda, et auto kustutamine möödus edukalt, ohtu enam ei ole, võite tulla siia lähemale natukene piiluma, mis ta kindlasti ei soovita autot katsuda, ta võib olla natukene kuum, aga kindlasti on seal väga teravaid osasid, nii et ärge laske oma lastel sinna väga lähedale minna seda puutuma, võib haiget saada, aga lähemalt vaadata, miks mitte. Teeme suure aplausi. Nii, võite kõik tähelepanu panna sinna katusele, selle, mis on seal parkla kohal. Nii, ja vaatame, kui palju leeki suudab tulla. Ma soovitan teil ka siin natukene siit tahapoole tulla, et siis igaks juhuks. Nii, ja